Tere! Mina olen doktor Mets, ma olen kanateaduste doktorant Maaülikoolist ja annan ka tudengitele linnuliha teemal loenguid. Iseenesest see protsess väga kaua kestnud ei ole, sest kui Aestheticu poisid minuga ühendust võtsid ja sellest plaanist rääkisid, siis ma olin kohe käpp. Hunniaad välja töötades me mõtlesime ka oma tarbijale. Tarbija on kindlasti bikini fitnessist ja sotsiaalmeedia influencer. Enamjaolt naisterahvad, kes tegelevad booty-pläänide müümisega. Ja veendumaks, et Hunnia tõepoolest töötab erinevalt teistest toidulisanditest, siis me võtsime omale katsealuse, et näha, kui kiiresti on Hunniaga võimalik saavutada oma eesmärgid ja kas see ka mõjutab sinu sotsiaalmeedia müüginumbreid. Kõigest 3 nädalat bikini fitnessiga tegelenud, tegelikult ma võin juba enda kohta öelda, et ma olen influencer ja sain just hiljuti oma booty-plänid läbi Instagrami müüki. Booty Builder Estoniaga on ainult aja küsimus, millal sponsori saab omale. Lihtsamalt öeldes, Hunnia on fitnesspulber, et kui sa seda tarbides, sa võtad ühe skuubi, see on piisav. Üritan maksimaalselt tulemust saavutada, et ma võtan ühe kulbi enne trenni, ühe kulbi trenni ajal ja üks kulb peale trenni siis. Ja ega ma enam eriti nagu tavatoitu üldse ei tarbi, et ma võin isegi öelda enda kohta, et ma olen pulber toitlaseks hakanud. Tootevõlu peitneb selles, et Hunnia kohandub sinu parajaste eesmärkideni. Et kui sinu eesmärk on näiteks kaalust alla võtta, siis Hunniaad tarbides sa pead samal ajal visualiseerima, mõtlema oma lõppeesmärgini, kuhu sa tahad jõuda ja Hunnia aitab sul seda teha. See on hästi hea, et pulber on ju palju nagu lihtsamini seeditav, et toitu sa sööd, siis sa peab veel seedima, sest on nagu üks suur tükk, aga pulber on nagu pulbri kujul, siis nagu ta läheb kõik toitained lähevad hästi kiiresti lihastesse ja lihased hakkavad hästi kiiresti kasvama. Ja nagu doktor Mets ütles, et sa pead lihtsalt mõtlema selle peale, mis su eesmärk peab olema, et trennis kogu aeg mõtlen, et tahaks täiega nagu suuremat perset ja siis keset trenni nagu juba tunnen, et nagu asi on toimunud. Treener ka mul pani toitumiskavasse ka nagu veel 9. toidukorra, et selle tuleks siis öösel kell 3 ärgata ja siis teed shake'i ja jood, et siis muidu öösel sa ju süüa ei saa, siis ei saa trenni teha, ei saa taha lööke teha öösel, et siis lihtsalt kell 3 ärkan üles, joon kiiresti ja Hunnia ära jälle, siis läheb magama, siis nagu kataboolsust kindlasti võtab vähemus. Treeningkava on mul üsna tavaline bikini fitnessi selline kava, et kickback korda lõpmatus, lihtsalt iga päev üritan järgida seda plaani. No hetkel ma olen 3 nädalat seda teinud, et Eestis on juba varsti sponsorid taga ja Instagram kasvab, et ma arvan, see on mingi paari nädala küsimus, kuni ma juba nagu panen oma Instagrami nimesse lisaks Fitile veel International ka ja siis on nagu 4 nädalat ja ma arvan, et Gymshark ja Lululemon ja kõik on nagu selja taga.